Aitäh! See oli tõepärast 10 aastat tagasi, see Narva jooksu lugu ja ma olen väga tänulik Mati Lilliallikule, et ta selle üle võttis ja ma tänaseni arvan, et sellest võib aja jooksul välja kasvada mitte ainult rahvusliku või Eesti tähtsusega jooks, vaid üle-euroopalise tähtsusega jooks, seepärast et võimalused on ikka väga võimsad ja kogu see ümbrus nii äge. Muide, seal samas konverentsil ütlesin ma ka ühe veidra sõnaühendi Ida-Virumaa kohta, see on inetu pardipoeg. Olles sügavalt veendunud, et ühel päeval sellest inetust pardipojast kasvab suur võimas luik ja seda enam-vähem kinnitasid ka kõik tänased ettekandjad ja ma olen tänaseni veendunud, et nii ta ühel päeval lähebki. Aga sinna tuleb veel tõsine töö teha sinnapoole. Siin on palju räägitud täna häid ja tarku mõtteid, ratsionaalseid mõtteid, aga mina otsustasin, et ma lähen natukene üldisema teema peale. Pärast lõunat teil on kõhud täis ja natukene ärritan teid. Ja ma lähen nüüd siis oma niinimetatud peateema juurde, see on siis, mille pealkiri on muutus on loobumine. Ja see räägib muutus ideoloogiast. Päris karm sõnaühend, loobumine. Ja paar aastat tagasi, poolteist aastat tagasi olin ma sellises Islandi linnas nagu Sigurðsfjörður. Nad hääldavad seda täpselt nii, nagu hääldavad, või õigemini mina hääldasin nii, nagu mina hääldan. See on imeilus väike linnakene. Täna on seal 1200 elanikku, aga 50-ndatel, 60-ndatel oli see koht nimega, kutsuti Atlandi Klondike. Seal kihises meri laevadest 100 eringapüügilaeva korraga, seal olid tehased, inimesed, tööd, need varustasid eringatega poolt maailma kaasatud meid siin Nõukogude Liidus. Aga ühel päeval juhtus midagi sellist, et 1969 sisust ühe päevaga kadus eringas ära. Ei ole. Tänaseni ei ole. Ja kõik muutus. Tohutu probleemi hulk. Mida siis nüüd ette võtta? Ja nüüd on huvitav jälgida, mis nad 50 aasta jooksul on teinud. Loomulikult on elanike arv vähenenud, seepärast, et seda põhiasja ei ole, aga siin mõned aastad tagasi, 10 aastat tagasi avati üks 11 kilomeetri pikkune tunnel. Nüüd on ta ühendatud selle Islandi mandriga palju paremini, inimesed elavad oma igapäevast elu, aga sellist suurt jackpoti, mille pealt kasvada nagu enam ei ole, normaalne tavaline linn. Aga kui me vaatame suurmuutuste põhjuseid, siis reeglina kutsub suur muutus esile poliitika. Näiteks toimus majandusstruktuuri muudatus või poliitilise struktuuri muudatus 1991 ja kolhoosid muutusid farmideks ja tõi kaasa tohutu hulga inimeste suure elumuutuse, tõesti osadel radikaalselt ja seda on varem ka olnud. Tegelikult sellised suurmuutused toimuvad ju kogu aeg. 39 meil oli 106 000 talu ja siis kollektiviseeriti ja kes ei tahtnud saadet Siberiseks. Majanduspõhjuseid on lõputult, need toimuvad igapäevaselt. Täna ma räägin hiljem natuke Walesist, kus sulgeti kaevandused ja kui palju inimesi ei tööta, see on toimunud mingite ressursside lõppemise tõttu, on ta siis süsi, kuld, vesi, mida iganes. Kliima. Sahara laieneb 100 kilomeetrit aastas, eks ole, need inimesed, kes sellel territooriumil elavad, need peavad tegema midagi muud. Praegu müdiseb seal samal Islandi suurima linna Reykjaviki kõrval lennuvälja all 3000 maavärisemist päevas potentsiaalne vulkaan. Või nii nagu mäletame, et üks vulkaan pani siin 2011 kogu Euroopa lennuliikluse seisma. Võib olla pandeemia, nagu me praegu on. Mustkatt pandeemia, midagi juhtub. Seda võib väga võrrelda kriisiga, et mingi uue ootamatu teguri põhjal on endine tegevus kas võimatu või tugevalt häiritud. Kriisi saab niimoodi defineerida. Mingi uus ootamatu tegur tuleb, ükskõik mis ta iganes ei ole. Ja täpselt samuti on ka ju Ida-Virumaa, kus on mingid uued tegurid, mis senise tegevuse on kas väga keerulise või on pidurdanud või ükskõik mis moodi see on pidevalt juhtunud. Ja alati esitatakse esimene küsimus, kas on võimalik seda muutust ära hoida või edasi lükata kuidagi.
Noh, Eringas läheb ära, no mida sa edasi lükkad, eks? Või siis kõrb tuleb peale kliima või siis revolutsiooni tulemusena muutub majandus. No mida sa pidurdad seal nii väga? Ja väga lihtsalt ja selle kohta ütles Darwin, et ellu ei jää mitte kõige tugevam ja kõige targem, vaid see, kes on võimeline kohanema muutustega. Ja see on üsnagi, ütleme ausalt öeldes, täiesti tark lause. Midagi teha ei ole. Et me ise oleme ka ju väga paljude muutuste sees oma elus. Ma olen kunagi sõnastanud selle niisuguse teooriaga nagu suurte valikute teooria. Et kui palju me suuri valikuid teeme elus? Noh, ise hakkame valima võib-olla seda, mis eriala me õppima läheme. Kas me läheme Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli, läheme hoopis Moskvasse või läheme sinna. See muudab elus suunda, eks ole. Kellega me abiellume? Kuhu me elame läheme? Need 5, 6, 7, 8 tükki on võib-olla need elu jooksul neid radikaalseid suuri muutusi. Aga need muudavad suunda ja reeglina muutus muudab suunda. Sa pead minema teisest suunast. Klassikaline risttee juhtub. Sa oled seal, sul on valikud, kuhu sa lähed. Ja võtta praegu muutus toob alati kaasa mingi valikute kompleksi. Wales, ma olen jälginud seda väga palju aastaid, üle 40 aasta. Viimased 20 aastat tihedamalt, seepärast Wales on üks selline koht, mis on nagu mõnes mõttes sarnane. Ja ma mäletan, et kui Eesti märgilugu tehti, siis Walesi uuriti, kuna seal oli suur programm, et kuidas Walesi restruktureerida. Majanduslikult, imagoloogiliselt ja kõik sellised asjad. Ja nüüd, kui te numbreid võrrelda, siis umbes 2,5 korda on elanikkond suurem kui Eestis ja töö kaotas 130 000 inimest. Ja Thatcheri tegevuse vastu oli tohutud protestid, 130 000. See on enam-vähem täpselt sama palju, kui kogu Ida-Virumaal on inimesi. Kõik kaotasid töö. Ja loomulikult väga suured protestid. See taastumine läks alguses väga aeglaselt ja tekkis kolossaalne töötus. Nii et tegelikult oli üle 30%. Ja siit tuleb välja ka üks selliste suurmuudatuste probleem sellistes raske tööstuse kohtades ja kaugele ei maksa minna, ma lähen peeglisse, sest kõige suurem probleem olen ma ise, ehk see tähendab vana mees. Vana mees on väga aeglaselt kohaneb muudatustega ja ta on konservatiivne ja tema on väga selline sihtgrupp, kellega saab rääkida, et äkki õnnestub mitte muuta. Praegu on paljud muudatused ära toimunud seal. Ja majanduse struktuur on kohati nagu selles mõttes sarnane meiega, et raske tööstus on muutunud teenindussektoriks, aga kuna seal on kehv maa, siis põllumajandust, metsandust, kalandust on ainult 1,5%, on juurde tulnud igasugused IT-sid, kultuuri, loomingu, kõiki selliseid asju, aga see protsess on kõik aeglaselt käigus. Aga mis torkab silma, et alati tuleb arvestada ajaga, aktiivsusindeks on siiamaani madalam kui Ühendriikid või selles Inglismaal keskmiselt. Aga Wales oli kõige madalam elatustasemega piirkond kogu UK-s või Inglismaal, aga nüüd enam ei ole. Paar aastat tagasi läks ta mööda kirdeosast Inglismaal ja see protsess on käigus, aga Wales on selles mõttes õpetlik nagu paljude nende rasketööstuse piirkondades, kus mingi muudatus tuleb, et siis kuidas käituda ja nad töötasid välja oma trikid ja võtted. Ma jälgisin ka selliseid asju nagu valmistudes tänaseks, et vaatasin, mis on toimunud Soomes. Et neil on pandud ka kinni lõputu hulk väikseid kaevandusi ja lugesin ühte 2018. aasta raportit. See oli siis looduskaitseministeeriumi raport ja seal siis oli tõsi küll iga kaevanduse sulgemise juures oli nüüd ka siis programm, et mis edasi teha, kas ta muudetakse ringi mingis elamuskeskuseks või nagu Norras tehti üks 5000 kohaline kontserdisaal või nii edasi. Siis need on kõik, igaüks on eraldi juhtum, aga fakt on see, et ilma mingisse sellise süsteemse programmita hakkama ei saa. Ja nüüd tuleb väga tähtis koht. Iga muudatus on seotud ajaga. See graafik on ebatavaliselt informatiivne. Kutsutakse Rogersi difusiooniteooria ja see näitab inimeste vastuvõtlikkust uutele imagotele, uutele asjadele, muutustele piltlikult öeldes. Muutus ja aeg. Ja all on aeg see
vasakult paremale. Ja kui te näete, et tuleb mingi muudatus, midagi juhtub, siis selliseid, kes hästi kiirelt rabelevad ja töötavad ja leiavad mingi uue lahenduse, innovaatorid, need on 2,5% inimestest. Need, kes hästi kiirelt kohanduvad, on umbes 13,5%. Need vaatavad praegu siin ilmselt seda seminari. Ja siis tuleb selline 34%-line punt, kes on siis early majority, nagu kutsutakse, et nemad suhtuvad üldse positiivselt, nad ei ole vastu, nad proovivad, aga nad ei torma ise, ei rabele, nad ei ole nii aktiivsed, aga nad näevad, et kui selle esimesel 2 grupil läheb suht hästi, need on millegagi hakkama saanud, siis nad proovivad ka. Ja tulevad aega pikku ja muide, see aeg on näiteks niimoodi, et isegi see võib olla uus tehnoloogiline vidin, nagu näiteks mobiiltelefon, siis Eestis mindi 9%-ni mobiiltelefonideni 5,5 aastat. Ja järgmised 34% tulid 2,5 aastaga, nii et areng hakkab kiirenema, aga seal teisel pool on jälle see niinimetatud late majority, siis nende esimene vastus on alati ei. Ei, ma ei taha, see pole see, ei ole mul vaja seda mobiiltelefoni, ei. Ja need viimast 16%, muide, aga need on võimelised ümber õppima aja jooksul, kui surve läheb väga tugevaks, siis on võimelised ümber õppima, aga need viimased 16%, need on igavene ei, need võitlevad lõpuni vastu, no tõesti, et ei saa. Ja igasse niisuguse muutusprotsessi puhul tuleb arvestada ajaga seepärast, et inimeste ajud ei kohane. Seepärast inimesed ongi loomupäraselt erinevad. Tegelikult üsna kiiresti vesteldes on võimalik aru saada inimeste suhtumisest, näiteks praegu te hakkate vestlema vaktsiinist, siis teil on 30 sekundiga selge, mis gruppi see inimene kuulub selles pundis. Ja see on praegu täpselt see, et on vaja AstraZenecat, no ei, tapab, eks ole, või ei tapa. Ma eile rääkisin mitme inimesega, no ei, et ikkagi tark ei torma ja ootame ära ja insuldid ja värgid ja kõik. No arutame seda, eks ole. Siis muutusvastasus on reeglina see jõud, mis võimaldab eralda mugavustsoonis. Ehk ma ei pea ennast välja viima sellest vältimatust asjast, mida muudatus kaasa toob. Ja loomulikult samal sekundil on kohale poliitikud, kes igal ühel on siin oma eesmärgid, aga üldiselt laias laastus loosung on see, et hääletame nende poolt, kes lubavad, et mitte midagi ei muutu. Muudame ära rohepöördet ja see kliimamuutus on jama ja nii edasi. Nii et selline asi on peaaegu vältimatu ja see on igal pool ka toimunud ja loomulikult toimub ka meil. Nii et siin on, kuidas see venekeelne väljend on, ka voduglianis, nii et sa täpselt tead, et kui selline asi toimub, missugused grupid ilmuvad kohale, mida nad rääkima hakkavad ja siis otsivad, püüavad kala selles sogases vees. Üldiselt väga suur muutuste allikas on hirm, ebakindlus ja ebamugavus, 3 väga vastikut tunnet. Aga kui need ei ole, ega siis väga muutma ka ei hakka. Kui ikka kõht hakkab tühjaks jääma, no siis tuleb hakata midagi liigutama ja väga huvitav on jälgida näiteks praegu, kuidas pandeemia ajal, mis on tohutu hulk inimesi on, eks ole, otseselt kannatanud, nende struktuurid sisuliselt on lõppenud, majandustegevus lõppenud, aga kuidas osadel aju töötab, ossa poiss, küll nad otsivad kõikvõimalikke lahendusi ja osa on ka üliedukad, eks ole, sellel ajal. Nii et see nii lihtsalt ei käi. Aga siin on üks väike niisugune tehnoloogiline kild või imagoloogiline kild, mis äkki annaks midagi teha lihtsamalt ja ma lihtsalt toon selle sisse, olles läbi elanud terve rida suuri muutusprotsesse. Ma arvan, et muutusvastasust lõpetamine eest ei maksa rääkida niivõrd, aga et pehmendada. Ja täna on siin palju juttu olnud ilusaid tarku sõnu, et visioon, missioon, aga et selge ettekujutus, kui tahame minna, siis eesmärgid, mida püstitatakse nendel inimestel, kes vastu peavad olema ahvatlevad. Ei ole lihtne. Sa võid öelda, et kõrge palk ja nii edasi, aga see on keeruline teooria, aga sinna tuleb minna. Aga ja mis on väga tähtis, et väga paljud inimesed tahavad saada väikseid ja konkreetseid eesmärke. Öelda, et 2040. aastal sul on uus auto, see natuke kauge.
ja seda kirjeldab ka punkt number 4, ehk see on siis, et tuleb aidata teha lühiajalisi saavutusi. Ja see kõik tundub niisugune väga teoreetiline, aga kui mõtlema hakata, siis noh, selles suunas mõeldes teatud tüüpi inimestele, vaadake, mida see kollase pildiga graafik mulle rääkis, et tuleb võtta erinevad taotlused. Et peaaegu et nagu rääkida erinevat keelt, eks ole, noh, sest osa mõtleb nii, osa teisiti ja seejuures ka niimoodi, et säilitada austus enda vastu, et osa kaotab noh, täielikult nagu selle, et kes ma siis olen ja nüüd ma olen rataste vahel ja oi, eks. Et noh, nii-öelda oma mingi identiteedi austus ja selle säilitamine, see võib ka tunduda päris, mitte ongi väga oluline. Kõige raskem muutus on siin. Ja see on kogu minu tänase jutuga mõte. Et siin on räägitud, et struktuurid muutuvad, protsessid muutused, oskused, eks ole, kõik õpetame, koolitame, laiendame, süvendame protsesse, kõiki värki, aga ma kutsun üles analüüsima rohkem inimeste psühholoogilist teekonda vanast uude. Pärast seda, kui muutus on toimunud. Ja see on kõige keerulisem. Seepärast, et kui see teekond jääb poole peale ja tee peal on ka veel inimesed, kes ütlevad, ei, sul ei ole vaja muutuda, mitte midagi, kõik on tipp-topp, siis võib juhtuda, et see protsess on ääretult pikk, sest kui inimese nii-öelda psühholoogilist teekonda ei toimu sellest uue poole, siis jääb vana väga kergesti elama. See elab kuskil ametlikust strateegiast väljapool, aga tal võib olla hirmus mõju ja jõud. Noh, piltlikult öeldes, et sa jäädki elama, noh, ma ei tea, Nõukogude Liitu, see on 30 aastat lõppenud, ilmselt ei tule tagasi. Või siis sa võid igast asju teha seal ja ka töökohtu lahendada, aga noh, kui hing on seal, eks. Muidugi aeg on siin väga oluline tegur, seepärast, et arvestada tuleb ka seda, et väga paljudest muudatustest on möödas, noh, eelkõige poliitilistest muudatustest 30 aastat ja uus põlvkond tuleb uute eesmärkidena ja praegu me näeme rida protsessi siin, kuidas plahvatuslikult ilmselt seoses ka koroonaga on kasvanud näiteks ETV Plussi ja sellised vaatajaskonnad see lihtsalt põhjusel, et väga raske on saada või elada koroona sees, kui noh, nii-öelda mõtted on Moskva info juures, aga sa elad ju siin, haigestudes sa ju siin, eks, mitte seal. Nii et selles mõttes see toimub praegu igapäevaselt ja hea on seda vaadata. Ja lõpetuseks, kõige tähtsamad küsimused on see, et mida sa tegelikult tahad muutmise juures. Ja ülivõimsalt kõige olulisem on see, millest sa oled valmis loobuma selle saavutamiseks, mis sa tahad saada. Seepärast, et mäletate, mu pealkiri oli muutus on loobumine. Kui Gert Kanter tahab saada olümpiavõitjaks, siis ta loobub ta küll ei ole seda kunagi teinud, aga piltlikult öeldes viinast, suitsust, naise sõbrannade sünnipäevadest ja puhkusest, eks ole, kanaaridel. Seepärast, et ta seda teha ei saa, sest ta peab tegema 2 trenni päevas ja 3 korda sööma ja niimoodi 10 aastat. Näiteks praegu koroona puhul, me tahame terved olla, aga millest me ei taha loobuda ja see on kogu meie protsess, me ei tahtnud loobuda paljudest meie vabastustest, õigustest ja nii edasi. Mulle saadeti teile kiri Lätist, kus räägiti, kuidas kogu hoolimata igasugustest rasketest reeglitest kuni komandandi tundini välja, näiteks iluteenindus ronis kohe põranda alla. Et inimene sureb enne, kui küüned jätab tegemata, eks. Ja nii edasi, et tahame terve olla, siis tuleb loobuda õues käimisest või trennist, eks. Mida me tahame seal? Millest me oleme valmis loobuma ja see on väga üldine ja teoreetiline mõte, aga objektiivselt sellised mõtted tuleb ka läbi käia ka need teoreetilised asjad, sest ei ole mitte midagi praktilisemat teast teooriast. Et kui see ettekujutus endal tekib, mis asi on muutus, mida ma muuta tahan, kes on võimelised muutuma, mis sihtgrupid, missuguse ajaga, millal. See oli minu jutu mõte, et
lihtsalt natukene puhuda ajusid selles suunas läbi, sest ma tunnistan, et mul on olnud niisugustest mõtteviisidest väga palju kasu niisuguste protsesside läbiviimisel ka. Muide, Gerd Kanteri olümpiavõitu puhul, kus näiteks üks teooria oli see, et kasutamata ressursi teooria. Oota, mis meil alles on? Oleme vanad ja väsinud, palju meil on alles motivatsiooni ja innustust. Ega mind, nagu öeldakse, tagant lükates, nii kui timurlased vedasid, kunagi oli see vene anekdoodis, et timurlased vedasid tädi üle või vanatädi üle tee. Küsiti, et miks te veate teda üle tee? Öeldi, et aga ta ei taha minna. Vägisi midagi teha ei saa. Ja kui ma tahaks, et midagi tänasest meelde jääks, siis on see, et rohkem tähelepanu ja uuringuid inimeste psühholoogilisele teekonnale, muutumisele teekonnale. See võib edasi aidata. Aitäh, väga inspireeriv ja õpetlik ja suurepärane ettekanne, Raul Rebane. Aga ma paar küsimust oleks ja lõpetuseks, et kas te teate selle Heeringa pealinna meeste kohta, et mis nendest vanadest meestest sai siis, et kes jäid töötuks, et kas nemad suudeti kaasata sellesse protsessi? Ja Island on selle koha pealt, nii nagu Soome ja Põhjamaade kultuurides on üldiselt jah, midagi oli teha, osa jääb, kes on eluaeg kalur olnud, no jõle raske on teda eitimeheks ümber õpetada, eks. Ja ta ei hakkagi, aga prooviti maksimaalselt pehmendada seda lööke, osa lahkus muidugi mingisse teistesse kohtadesse. Aga laias laastus nüüd on aeg läinud oma teed pidi ja nad on leidnud mingisugused teised asjad. Me käisime seal, muide käisin vaatamas, et tehased ja isegi ossime paar kala, tõsi küll mitte enam Heeringat, et mingit punast suurt, mis sa tead. Siis osa saab veel ikkagi kalandusega, päris arvestatav hulk, aga kala on lihtsalt muutunud, enam see ei ole Heeringas. Nad käivad kaugemal, teevad midagi muud, aga nad on hakkama saanud. Nii et nii see toimub enam-vähem mujal, välja arvatud ikkagi väga keerulised probleemid on, nagu seal Walesil oli 130 000 töötuteks. Ja siis see niimoodi, siis see kergelt ei lähe, see võtab ikka väga kaua aega, aga ilma abita hakkama ei saa muidugi. Aga kes see siis selle abipakkuja oli see eelkõige riik või? Ja, riik, jah. Riik tähendab tegelikult Walesi keskvalitsus lõi riigi ümber, või nii nagu omal ajal Iirimaa tegi riigi ümber struktureerimise programmi. Saati aru, et me oleme kõige vaesemad ja nii edasi. Riik ikkagi tuli selles mõttes koolid, tegelikult kõik see sama, mis toimub Ida-Virumaal. Koolitused, ümberõpped, visioonid, kõik need asjad, aga 2 nädalaga see ei toimu, eks, riik. Aga mis teha siis, kui nagu seal riigi eesotsas ja ka kohaliku omavalitsuse eesotsas on eelkõige just see grupp inimesi, kes ei taha seda muudatust, kes hoiavadki kinni sellest vanast, et kuidas siis seda muudatust läbi viia? Jah, see on olnud poliitiline probleem väga paljudes kohtades, sest ma ütlesin, alati ilmuvad kohale populistid, kes ütlevad, et me ei vii läbi muudatust, aga tegelikult mõne aja pärast selgub, et see on hoopis pidurdanud protsessi ära. Ja paraku tuleb tunnistada, et see on poliitiline võitlus. Teised peavad appi tulema, seepärast, et päris pikka aega on võimalik inimesi petta niimoodi. Ma arvan, et need protsessid on kõik praegu igal pool mujal ja meil ka käigus, eks ole. Et ega midagi suurt me teha ei ole, see on massiivne infoprogramm. Mina arvan, et olen kogu aeg arvanud, et Ida-Virumaa vajab, mis osaliselt on ka käigus, täiesti nii-öelda spetsiifilist riiklikku programmi, samm-sammu haaval, need tehnikakoolid, värgid, need on kõik üks samm teise järel, aga tuleb anda aega ja mis on kõige tähtsam, et need peavad saama üle valimiste perioodidest, ehk see protsess on palju pikem. Ajalooliselt on nii välja kujunenud. Mis ajal seal Heeringa pealinnas see kriis hakkas? 79, kui ma õigesti mäletan? 69. 69 või? Ja kaua see protsess aega võttis, kui nagu enam-vähem normaliseerus olukord? Tegelikult seal oli niisugune lugu, et kuna see oli nii ühendatud merega, siis oli jõle jama. Algus oli väga raske, kuna nad ei olnud maismaaühendust. Teed olid nii kehvad. Siis plahvatuslik areng hakkas toimuma siis, kui nad said 2011 valmis 11 kilomeetri pikkuse tunneli, mis on kogu Islandi, et ühendada väike külakene, nii-öelda piltlikult öeldes, saate 15 minutiga teiste juurde, enne pidid sõitma 6 tundi.
et siit ka tehnoloogilised asjad, näiteks vahemaade lühendamine, noh, piltlikult öeldes Tallinn-Narva kiirtee, eks ole, koos selliste asjadega kõik. Et tuua mitte ainult tehnoloogiat sisse, vaid ka lühendada vahemaad, tehnoloogiline vahemaad, internetid, kõik sellised asjad. Et üks samm teise järel, eriprojekt. Seal, kus mainisite neid erinevaid võimalusi, kuidas see eesmärki täita, see selge visioon ja ahvatlevad eesmärgid, siis ahvatlevate eesmärkide juures te mainisite, et on üks kindlasti palk, aga mitte ainult. Mis need ahvatlevad eesmärgid inimestele on, et nad oleksid valmis muudatuste kaasa minema, mis on paratamatud muudatused? Nii kaua, kui kõht on tühi, siis ikkagi, noh, nii nagu praegu, eks ole, et kontsert jääb teisele kohale, kui on hirm, et ma kukun haiglasse. See on Maslow püramiid, kõige tähtsam on elu ja tegevusega seotud asjad. Nii kaua, kui ei ole baasvajadus, et kas või mingisugune palk või kindlus, siis muidugi on kõige ahvatlevam eesmärk see reaalne toimetulek. Hiljem, nii nagu sealt tekib üleminek, piisavalt suur inimeste hulk, kellele on tagatud mingi sissetulek, seejärel tulevad kohe sotsiaalsed ja kultuurilised asjad. See, millest täna on väga palju juttu, osaleda mingis elus, olla mingis seltskonnas, käia mingites gruppides, teha sporti, olla tunnustatud, muide olla tunnustatud on äärmiselt oluline ka oma grupis. Siis kerkevad alt aktiivsed inimesed, kes hakkavad looma oma mingisuguseid asju, mida naabri teeb kadedaks ja siis veavad nad teised kaasa. Kogu see säde inimeste ja aktiivsete inimeste teooria ja mul on rõõm jälgida, et kuidas see tasapisi kogu aeg areneb, et on muidugi kohti, mis jäävad kõrvale. Ma tegin eelmine aasta, viga aastat tegelikult ühe tiiru Ida-Virumaale ja ka siis ma otsin kogu aeg uusi kohti, sõidan ka mööda külavaheteid ja ära põrgusse välja, nii et kui isegi teid ei vii, käisime eelmine aasta näiteks. Siis võrreldes sellega, mida ma nägin 7-8 aastat tagasi osades kohtades, siis on areng on olnud tegelikult silmatorkav. Võõra pilk. Et see ongi see hirm, et vahepeal on kõik hästi läinud ja nüüd on jälle nagu oodata sihukest, kui põlevkivitööstus lõpetab tegevuse, et siis on hirm, et kõik kukub jälle kokku. Jah, teate, see ongi see muutusfilosoofia. Kunagi oli niimoodi, et valdav enamik inimesi elas ju oma elu ühe ametiga. Euroopa Liidus vist praegu on keskmine ametite vahetamine 3,8 või on juba rohkem. Nii, ja mingi aja pärast see muutub eelkõige aktiivsemal elanikkonnal, 5-6 ametit peetakse elu jooksul. Aga mäletate seda kollast graafikut, et seal tuleb eelkõige, seal üks väga suur saladus peitus selles graafikus. Nimelt, ärge rääkige ära kõiki muutustes. Rääkige ära sellest esimesest aktiivsest piirkonnast, sest 16% rääkige ära 10%. Ja pange nemad hobust vedama, siis on muutused vältimatud. Siis positiivsed muutused, aga see on aeg. Lõpetusküsimus veel, et me oleme ajast natuke lõhki läinud, et kui riik ja kohaliku omavalitsus ei tule kaasa, ei toeta neid muutusi, mis siis saab? Kas siis on need muutused võimalikud? Mis siis, et nad on paratamatud? Kas siis on võimalik muutust edasi lükata? Eksisteerib üks selline nähtus, mille jõud kasvab igal pool. Ja see on tegelikult kõige suurem probleem võib-olla just sellistes piirkondades ja see on niinimetatud kodanikuühiskond. Täna Eestis on väga palju piirkond, kui riik ja kohalik omavalitsus ei tule, kuradile, ma teen ise ära. Ma saan hakka, mul ei ole teie abi vaja, kui te olete niisugused. Aga seal on vaja teatud hulk inimesi. Tähendab, Ida-Virumaal tuleb kramplikult jälgida niinimetatud kodanikuühiskonna arengut. Aktiivsete kodaniku ühinemist ja aidata siis ka neid, sest nad on võimelised ise väga palju asju ära tegema. 1000 näidet üle Eesti, kus mul ei ole riiki vaja, ma teen ise. Aga nendest panite tähele, seal Walesis oli aktiivsuse indeks on veel täna 40 aastat pärast muudatusi madalam kui UK's keskmiselt. Mida tähendab aktiivsuse indeks? Aktiivsuse indeks tähendab seda nende kodanike hulka, kes on ise võimelised piltlikult öeldes algatama ettevõtet, looma
teed küsitluseks, küsid, kas huvitaks teha oma businessi või sa tahaks palka saada piltlikult öeldes. Selliste indikaatorite põhjal tehakse see indeks. Ja see on väga tihti olnud probleem nii-öelda garanteeritud palkadega suured tööstusega kohtades, eks ole. Kus on üks tehas, 10 000 inimest, nüüd ta pannakse kinni, põmm. Seal, kus on olnud tohutult väikseid ettevõtteid, mis on Eesti eelis olnud, eks, siis need leiavad kiiresti uue mingi väljundi. Ja see on kindlasti Ida-Virumaa üks suuremaid probleeme, sel tuleb eritähelepanu pöörata sellel niinimetatud inimeste aktiviseerimisele. Kuule, et sa oled ju ka võimeline tegema seda, eks. Et just nende inimeste enda sisemise julguse ja aktiivsuse üles äratamine, see on saladuse võti.